Tegelikult kogu minu kristliku elu. See on 2. Moosese raamatu 33. peatükk ja 12. 17. salmini. Ja Mooses ütles Issandale, vaata, sa ütled mulle, vii see rahvas sinna, aga sa ei ole mulle teada andnud, keda sa minuga koos läkitad. Ometi oled sa ise öelnud, ma tunnen sind nimepidi ja sa oled ka armu leidnud minu silmis. Aga kui ma nüüd olen armu leidnud sinu silmis, siis õpeta mulle oma teed, et ma tunneksin sind ja leiaksin armu su silmis, sest vaata, see rahvas on sinu rahvas. Ta vastas, siis Jumal, minu pale läheb kaasa ja ma annan sulle rahu. Ja siis Mooses ütles temale, kui su pale ei tule kaasa, siis ära vii meid siit ära. Sest millest muidu tuntakse, et me oleme armu leidnud sinu silmis, mina ja su rahvas, kui sellest, et sina käid koos meiega. Nõnda, et mina ja su rahvas erineme kogu rahvast, kes maa peal on. Ja Issand vastas Moosesele, mina teengi nõnda, nagu sa oled soovinud, sest sa oled armu leidnud minu silmis ja ma tunnen sind nimepidi. See on Jumala sõna. Täna kahtlemata meie nii-öelda tähelepanu keskmes või fookuses mitmes mõttes on ju pastor Oolius ja Mariana, kes 16 aastat on siin Eelimi koguduses teeninud. Ja mingis mõttes ka meie Mairega, kes me alustame. Aga viimselt meie ei oleks mitte keegi, kui ei oleks kogudust. See tähendab, et tegelikult selle sündmuse keskpõhjus või põhipõhjus on Jumala kogudus. Kogudus on üks Jumala ilusamaid kingitusi sellele maailmale. Me vahest näeme koguduses probleeme ja me näeme väljakutseid ja see väide tundub natukene võib-olla alati mitte reaalsusega kokku minevat. Aga kui me mõtleme sellele, mida Jumal mõtles kogudusega, kui ta koguduse ellu kutsus 4 pühapäeval, siis on üks ilusamaid kingitusi sellele maailmale, kus erinevad inimesed, erineva rassiga, erineva nahavärviga, erinevate keeltega, erinevate taustadega, kuidas nad saavad ühendatud pühas vaimus. Niisiis, kogudus on üks Jumala ilusamaid kingitusi sellele maailmale. Jeesus on ülim kingitus, selles me ei kahtle. Ja meie siin Ooliusega ja oma abikaasadega oleme ainult sulased. Eelimi kogudus tähistab sellel aastal 100. aastapäeva. 100 aastat tagasi sai alguse see kogudus ja 5 aasta pärast, 100 aasta pärast see kogudus alustas tegevust siin, Tatari 52. 26. aastal alustas selle kogudusega selline mees nagu Rootsi missionäär Inge Valdemar Ölvingson. Muideks 2 aastat ennem koguduse alustamist ta hakkas Eestimaal välja andma kristliku ajakirja Valgus. Kohe asutamisega samal aastal ta rajas siia piiblikooli. Ja kui me kuulsime siin ennem, kuidas Eelimil olid osakonnad üle Eesti, siis see oli võimalik ainult tänu piiblikoolile. Ölvingson ise oli õppinud Rootsis 2,5 aastat Metodisti kiriku teoloogilises seminaris, enne kui ta tuli Eestisse. Tegelikult ta tahtis minna Venemaale missionäriks, aga ta jäi Eestisse kinni või pidama ja ei saanud siit enam minema ja jäigi siia. Selles mõttes. Nii et meil on põhjus täna tänada Jumalat nende meeste eest, kes on olnud enne meid. Meie ei ole esimene põlvkond, meie ei ole need, kes nüüd panevad kõik asjad korda ja paika. Me oleme lihtsalt selle töö jätkajad, mida eelmised inimesed ja eelmised põlvkonnad on teinud. Aga täna me ei vaata ainult minevikku. Me oleme tänulikud selle eest, mis on olnud. Aga keskne küsimus on, kuidas me lähme edasi, kuidas me lähme kogudusena edasi ja kuidas me võiksime kogeda seda Jumala õnnistust, mida Mooses palub seal kõrbes,
kui ta ütleb, kui sinu pale ei tule meiega, kui su pale ei tule meiega, siis palun ära vii meid siit ära. Ma tahan ainult lühidalt 2 aspekti juures peatuda. See Moosese kahekõne Jumalaga selles tekstis, mida me lugesime, toimus umbes 3-4 kuud pärast Egiptusest ja Punasest merest läbitulekut. Aga selle lühikese mõne kuu jooksul see kogudus oli juba kohtunud reaalsusega. Milline vaimustus Jumal teeb imesid, toob rahva imetegude saatel Egiptusest välja, Punane meri läheb lahti, vastane upub sinna kõik lainetesse ja nemad on teisel pool kallast. Ja milline võidupäev see oli? Nad tantsisid seal, Mirjam ja kõik teised olid seal ülirõõmsad kõige selle üle. Aga juba järgmistel hetkedel tegelikult toimuvad esimesed tagasilöögid, esimesed raskused, esimesed väljakutsed ja üks suurimaid, Mooses on 40 päeva mäe otsas, Jumal annab talle 10 käsku ja samal ajal rahvas ehitab sinna alla ühe kuldkuju, kuldvasika, nagu meile öeldakse. Lühidalt öeldes, see Egiptusest väljatuleku vaimustus oli mõne kuuga juba jõudnud tegelikult nagu kui mitte maha jahtuda, siis vähemalt nad tõmmati reaalsusesse. Ja sama protsess tegelikult toimub ka meie elus. See toimub enamasti abieludes ja kus tekivad kriisid? Tekivadki kriisid siis, kui enam ei ole seda esimest vaimustust. Sama lugu on tegelikult igas organisatsioonis, kus inimesed koos töötavad. Sama asi on ka tegelikult igas koguduses. Varem või hiljem me jõuame reaalsusesse. Täna me oleme pidupäeval, meil on tore, päike paistab, Jumal on kinkinud Eestimaale rahu ja me tõesti võime olla väga tänulikud, mõeldes sellele kõigele, mis toimub Ukrainas. Me oleme hoitud olnud, me oleme õnnistatud olnud. Ja meie väljakutseks tegelikult just nimelt tegelikult on elada selles reaalsuses või elada selle igapäeva rutiiniga. Me ju tahaksime, et kogu aeg toimuks midagi ja meil oleks, kui mitte kananahk ihul, siis vähemalt meil oleks nagu emotsioon üleval ja kogu asi läheks nagu niisuguse suure hooga. Ja tegelikult me igatseme midagi, milleks isegi Jumal meid ei ole loonud. Jumal ei ole meid loonud elama. Meie närvisüsteem, meie psühholoogia ei kannaks välja, kui me iga päev elaks ainult mäetipus. Me vajamegi vahepeal selliseid hetki, kus võtame maha. Me vajamegi selliseid hetki, kus on madalseisud. Need tasakaalustavad elu. Ja see oli see väljakutse seal kõrbes. Eks ole, ja see on väljakutse meie elus, see on koguduses nii ja see saab olema täpselt samamoodi Eelimi koguduses. Eelimi kogudus on üliarmas kogudus, ma pean ütlema, et te olete tohutult armsad meile. Me oleme õppinud teid armastama ja me oleme kogenud teie poolt seda vastuvõttu, seda hoolt, seda heas mõttes sellist avatust. Ja meil on veel minna. Aga tulevad ajad, kus me ka kohtume mingil hetkel mingisuguse reaalsusega, toimuvad võib-olla mingisugused sündmused, mida me ei tahaks, et toimuvad. Ja see on elu. Ja küsimus on, mida me siis teeme ja mis siis saab. Ja sellistel hetkedel me vajame uuesti seda kinnitust, et kas me oleme õigel teel. Kui me sõidame mööda tuttavat teed, siis ei ole ju muret. Me teame võib-olla igat löökauku isegi selles asfaldis. Aga kui me satume kõrvalteele või tundmatule teele, siis me jälgime instinktiivselt kilomeetriposte, teetähiseid, märke ja vaatame, kas me ikka liigume õiges suunas ja millisel ristmikul, kuhu suunas me peame täpsemalt keerama. Ja Iisraeli rahva jaoks ka see teekond oli täiesti tundmatu, mis nende ees oli ja pärast neid tagasilööke nad vajasid uuesti kinnitust. Ja siin Mooses siis küsibki ja ütleb Jumalale, kui sinu pale ei tule meiega, siis ära vii meid siit ära. Seal oli tekkinud kriis, me täna selle juures nii pikalt ei peatu. Tegelikult Jumal ütles, et ma saadan ainult ingli teiega. Aga Mooses ütles, et me tahame, et sina tuled meiega. Ja selles mõttes Moosesel tekkis seal mingisugune kahtlus paistab just nimelt selles osas, et kas Jumal ikka tuleb nendega kaasa pärast seda, kui rahvas oli kummardanud kuldvasikat. Olid halvad asjad juhtunud. Ja Jumal ütleb, mine edasi. Sõltumata sellest, mis meie elus on olnud, sõltumata sellest, mis me oleme läbi elanud, sõltumata kõigest sellest, Jumal ütleb täna meile, minge edasi. Minge edasi. See 33. peatükk algab täpselt nende sõnadega. Minge edasi ja mina olen teiega. Aga Mooses ütleb, me vajame olla väga kindlad, et sa oled meiega. Ja siis toimus see kahekõne siin, eks ole, selles osas. Nii et tundmatud teekonnal me vajame uuesti neid Jumala kinnitusi.
ja meie kõigi elus on hetki, kus me enam ei ole kindlad, kas asi läheb õiges suunas, kas me liigume õiges suunas ja kas kõik on korras. Nii et selles mõttes ka see Jumala kinnitus on tegelikult väga-väga oluline meie isiklikus elus, aga see on oluline meie koguduste eludes ja meie eludes Jumala rahvana. Jeesus enne taevasse minekut ütleb oma jüngritele, vaata, mina olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani. Jeesus ei ütle, et ma olen kord aastas teiega või aeg-ajalt või ainult siis, kui te olete tublid. Ta ütleb iga päev, justkui tahtes rõhutada seda, et tegelikult mina olen teiega kogu aeg. Sõltumata olukordadest ja sõltumata sellest, mis toimub meie ümber. Ja nagu me kuulsime ka pastor Ooliuse loost mõned kuud tagasi, tundus justkui, et mis suunas see asi nüüd siis läheb. Ja siin me täna oleme. Me oleme täna siin. Jumala ligiolu ja auhiilgus ei ole meie kontrollida või see ei ole midagi, mida meie saame kontrollida või omada. Me ei saa Jumalat juhtida, me ei saa Jumalat käsutada või teda oma plaanidesse mahutada. Pigem Jumalal on meiega tegu, et meid mahutada tema plaanidesse. Sest tema plaanid on teistsugused. Ja tihtilugu me saame tema plaanidest aru alles tagasi peeglisse vaadates. Alguses tundub, mis plaan see nüüd on. Aga mingi aja pärast tagasi hakkame vaatama ja me näeme ja saame kinnitust, et jah, see asi läheb nagu õiges suunas. Ja me peame nendel hetkedel usaldama Jumalat. Ja ma pean ütlema, et ma tunnen ennast selles olukorras täna, kõik, kes teavad mind, minu minevikku ja kõik, kes ma olen, ma tunnen ennast selles olukorras väga turvaliselt. Ma tunnen ennast selles olukorras väga turvaliselt. Esiteks, ma tean, et meie elu Mairega on Jumala käes. Mul ei ole selles kübetki kahtlust. Ja ma olen täiesti kindel, sest et minu viimase aja palve Jumalale on olnud viimase aasta poole jooksul on olnud üks palve, et Jumal, pane mind sinna, kus ma saan olla sinule kõige kasulikum. Kus ma olen sinule kõige kasulikum. Et inimesed võivad arvata ühte, inimesed võivad arvata teist, võivad mõelda sinust mida iganes, aga lõppude lõpuks meie elud on Jumala käes. Ja kui me laseme Jumalale öelda selle, kus me oleme temale kõige kasulikumad, siis me hakkame kohtuma tõenäoliselt üllatustega. Ja see, mida te täna siin näete, see on ka üks osa sellest. Jumala üllatuste buketist, mida tema meile valmistab. Ja ma olen täiesti kindel, et see ei ole üldsegi mitte lõpp. Üllatusi tuleb veel. Ja ma lõpetangi nende sõnadega siin samas selles tekstis 13. salmis, siis Mooses ütleb Jumalale veel need sõnad. Aga kui ma nüüd olen leidnud armu sinu silmis, siis õpeta mulle oma teed, et ma tunneksin sind, leiaksin armu su silmis, sest vaata, see rahvas on sinu rahvas. Kogudus ei ole kunagi pastori oma. Mitte kunagi. Pastor ei kamanda inimesi, ei pane neid paika ja ei ütle nendele, mida nad peavad tegema ja kuidas nad peavad olema. Kogudus on Jumala oma, Kristuse oma ja pastor on teenija, kes armastab kogudust, nii nagu Kristus on armastanud kogudust. Jah, meie pastoritena enam ei pea minema risti surma, sest see oli üks ja ainus kord lunastussurm kogu inimkonna pattude eest. Aga meie meelelaad ja meie teenimislaad pastoritena koguduses on ennekõike teeniv, see on armastav, see on kogudusest hooliv ja ma olen täiesti veendunud, et Jumal õnnistab sellist teenimist ja Jumal annab sellele ka palju vilja. Aamen.